vaatate Soraineni hankekooli. Tere, mina olen Kirli-Helene Gritsenko ja täna räägin teile vaidlustamisest riigihangetes. Ja ma ütlen kohe ära, et tänane video puudutab eelkõige siis vaidlustajaid ehk siis neid, kes soovivad mingisugust hankija otsust või siis hanke alusdokumente vaidlustada. Ehk siis ma räägin täna vaidlustaja vaatepunktist. Nüüd kõigepealt, mis võib-olla kõige olulisem on, kui me räägime vaidlustest riigihangetes, on see, et kui meil tavaline kohtumenetlus on 3-astmeline, meil on halduskohus või maakohus, ringkonnakohus ja riigikohus, siis hangetes tuleb kõigepealt ka käia riigihangete vaidlustuskomisjonis ehk siis VAKO-s. Nii et see vaidlus on meil 3 astme asemel 4-astmeline. On siis kõigepealt VAKO, siis on halduskohus, siis on ringkonnakohus ja lõpuks on riigikohus. Ja millest ma siis täna räägin täpsemalt, on see, et käsitleme siis vaidlustamise puhul, mida tuleb siis meeles pidada, vaatame formaalseid nõudeid, vaatame sisulisi nõudeid. Ja tulevad ka erisused siis sellest, kas vaidlustada riigihanke alusdokumente, mis on siis selle lühendiga RHD, või siis kas vaidlustada mingit hankija otsust. Natukene üldiselt vaidlustest riigihangetes. Kõigepealt siis on meil see, et on 4-astmeline see menetlus, või tuleb läbida siis 4 kohtuastet. Erisus on ka näiteks see, et kui meil tavapäraselt on kaebaja ja vaidlustaja või tsiviilasjades on hageja ja kostja, siis riigihangetes on menetlusosalisi 3. On meil vaidlustaja, hankija ja kolmandad isikud. Ja näiteks ongi, et kui me hiljem räägime täpsemalt hankija otsuste vaidlustamisest, siis tulebki see 3. isik eriti mängu, ehk siis seda ma täpsustan natukene hiljem. Ja üldiselt, mis see siis kõige laiemalt vaidluste puhul silmas pidada, et eesmärk on see leping hankijaga, et ei ole sellist, et vaatad seal riigihangete registris ringi ja jääb silma mingisugune riigihange, mille puhul tundub, et lihtsalt ei meeldi need menetlusreeglid või midagi tundub seal halvasti, aga endal isegi huvi ei ole pakkumust esitada. Et siis selliseid vaidlusi me niimoodi VAKOsse ei saa minna vaidlema, et näete, mulle lihtsalt jäi silma, et kuskil mingisuguses riigihankes tundub, et on mingid nõudeid rikutud. Et üldiselt see on ikkagi nagu vaidluste puhul ikka ise enda õiguste kaitseks või ehk siis selleks, et ise see pakkuja jõuaks lepinguni hankijaga. Ja mis siin võib-olla kõige isegi eripärasem on nende riigihangete puhul, et nende vaidluste puhul just on see, et üks on nüüd see, et on 4-astmeline kogu see vaidlus, aga teine on see, et see samas on väga-väga kiire. Et kui meil üldiselt kohtuvaidlused võivad võtta 3 aastat, 5 aastat, isegi rohkem, et käia läbi kõik 3 kohtuastet, siis riigihangetes võib jõuda riigikohtu otsuseni 4 kuuga. Ehk siis see on väga-väga kiire menetlus, lühikesed tähtajad, tuleb kiirelt tegutseda, et siin sellist pikka mõtlemisaega ei ole. Ja seda sellepärast, et põhjus on tegelikult väga lihtne, sellepärast, et meil need hanked lihtsalt lõpuks ei veniks nii pikale, et kui hankijal on vaja ikkagi midagi soetada või mingit teenust tellida, et see jääks selle taha, et me nüüd kohtus vaidleme aastaid selle ühe hankelepingu üle, mis tähendab seda, et hankija ei saa tegelikult mingit teenust tellida või mingit asja osta. Aga nüüd natukene täpsemalt siis, et kõigepealt räägime sellest, kui tahta vaidlustada riigihanke alusdokumente. Hiljem ma siis räägin sellest, kui vaidlustada hankija otsust. Et see on siis see, et vaatad, et on riigihange välja kuulutatud, alusdokumendid on kõik riigihangete registris olemas ja seal jääb nüüd midagi silma. Mis see siis nüüd tähendab? See tähendab seda, et näiteks mingi tingimus seal hanke alusdokumentides tundub ebaproportsionaalne või see ei ole selge. Mis see olla võib? Võib olla näiteks see, et on mingite meditsiiniseadmete puhul. On näiteks antud ette mingid teatud mõõtmed, millele see
kindel meditsiiniseade peab vastama, näiteks kindlad sentimeetrid või kindel vahemik. Ja siis tundub, et see vahemik on tegelikult paika pandud mingi kindla tootja järgi, et tegelikult sellel vahemikul see ei ole nii oluline, see vahemik võib ükskõik, mis see vahemik võib olla väiksem, see vahemik võib olla suurem, et siis on näiteks see, et tulebki vaidlustada, sest muidu pakkuja ei saaks üldse pakkumust esitadagi, sest tema see meditsiiniseade ei mahu sellesse sentimeetrite vahemikku, mis on ette antud. Ja see võib olla ka lõpuks sellised ebaselged tingimused, et täpselt ei saa aru, mida hankija siin tahab. Või ongi, et see mingi konkreetne tingimus on tegelikult õigusaktidega vastuolus. Nii et siis sellisel juhul tuleks seda hanke alusdokumente vaidlustada. Ja see tähendabki siis seda subjektiivset õiguste rikkumist, et kõik see, et mis see siis tähendab, see, mis ma rääkisin, et pakkuja ei saa pakkumust esitada, sest mingi tingimus nii-öelda segab teda. Mis siis lubatud ei ole, on sellised populaarkaebused, mis tähendabki seda, et nii-öelda vaatan peale, et niisama tunduvad sellised tingimused, mis ei tundu õiglased, lähen ja vaidlustan. Ei, nii ei saa. Tulebki vaadata, kas see rikub selle konkreetse pakkuja või siis kaebaja õigusi, mis tähendabki seda, et enda huvide kaitseks saab pöörduda kohtusse ja siis ka riigihangete vaidlustuskomisjoni ehk VAKOsse, et kellegi teise huve sinna kaitsma minna ei saa. Ja mis meil veel kohtupraktikast on läbi tulnud, et sellised nii-öelda tõkestamiskaebused pole lubatavad. Ja mida see siis tähendab? Tähendab seda, et see, mida kohus selles konkreetses viidatud lahendis ütleski seda, et kui nüüd pakkuja tahab, või potentsiaalne pakkuja siis tollel hetkel tahab, et hankija kuulutaks üldse, et ma nüüd teen üldse uue hanke, või ma ei tea, hange on nurjunud näiteks või üldse tuleb midagi uut hoopis osta või tellida, et see, mida hankija praegu tahtis, see üldse ei sobigi. Et siis selline kaebus ei ole lubatav, mis siis tähendab see, et sa justkui tõkestad seda, et konkurendid saavad pakkumusi esitada. Ja mis selliste kaebuste puhul tavaliselt selline äratuntav element on see, et seal on hästi palju nõudeid ja ta kuidagi on selline hästi segane, et mida see pakkuja siis ikkagi tahab. Aga kui eesmärk ongi kuidagi, et ikkagi tõkestada konkurente, siis sellised kaebused lubatud ei ole. Et ikkagi põhiline on see, et enda subjektiivsete õiguste rikkumine peab seal olema. Nüüd tähtajad. Kui me räägime formaalsetest ja sisulistest eeldustest, et üldse seda kaebust esitada VAKOsse või siis kohtusse hiljem, siis alati A ja O kõige tähtsam on tegelikult tähtajad. Nüüd, kui vaadata riigihanke alusdokumentide peale vaidlustuse esitamist, siis jälle tähtajad. Tähtajad on meil seaduses ilusti kirjas, seal on lihtsalt oluline see, et kuidas neid tähtaegasid lugeda. Ehk siis 5 tööpäeva enne, mis tähendab seda, et on kindlaks pandud pakkumuste esitamise tähtaeg. Kui see on näiteks täna, siis tulebki vaadata 5 tööpäeva tänasest. Kui vahele jääb pühapäev või laupäev, siis seda me ei loe. Ja tähendab ka see seda, et 5 tööpäeva enne tähendab ka seda, et sellest hetkest, kui esitada vaidlustus, kuni pakkumuste esitamise tähtajani peab jääma 5 täis tööpäeva vahele. Et see on laias laastus see, kuidas me neid tähtaegasid arvutame. Ja hästi oluline põhimõtteliselt, mis siit kaasa võtta, on see, et tulebki seadusest näpuga järge ajada, kas tähtaeg on tööpäevades või on see niisama päevades. Vahe on selles, et kui on tööpäev, siis me laupäeva ja pühapäeva ei arvesta. Kui oleks näiteks 5 päeva, siis tuleb ka laupäev ja pühapäev sinna sisse arvestada. Nii et siin üldiselt ongi riigihanke alusdokumentide peale vaidlustuse esitamisel on 5 tööpäeva või siis lihthanke menetluses on 2 tööpäeva enne pakkumuste esitamise tähtaega. Ja siis seal on väga sellised harva esinevad erisused on ka seaduses kirjas, et alati tuleb täpselt vaadata, millega hetkel tegu. Et jumala eest tähtaega maha ei magaks, see on hästi-hästi oluline.
Nüüd siin on ka selline, mille kohta me ütleme tihti, et tähtaja pikendamise lõks. Siis jällegi seaduses on nähtud ette üks erisus või selline täpsustus. Ja nüüd on see, et mida see põhimõtteliselt erisus meile ütleb, et seadus on jälle nii kirja pandud nagu seadus ikka, aga kuidas sellest siis täpselt aru saada, mis tuleb kaasa võtta? Tuleb vaadata seda, kas hankija on nüüd pakkumuste esitamise tähtaega pikendanud. See on üks aspekt, mida vaadata. Teine on see, et kas on lihtsalt tähtaega pikendatud. Ja et pakkumusi ei tule esitada mitte täna, vaid homme on hoopis tähtaeg. Et kas on lihtsalt tähtaja pikendus või on tehtud ka sisulisi muudatusi. Ja miks see oluline on sellepärast, et mis ajast me loeme, millal tuleb esitada see pakkumus. Ehk siis mille me võtame algpunktiks. Kas selle, et pakkumusi tuli algselt esitada täna või selle, et pakkumusi tuleb ikkagi esitada homme, kuna tähtaega pikendati. Ja nüüd ongi, et kui need kaks aspekti, mida me vaatame, et nii-öelda kui mõlemal on vastus jaatav, siis tuleb lähtuda sellest nii-öelda esimesest tähtajast, aga kui on ainult tähtaega pikendatud, siis saab vaidlustada sellest pikendatud tähtajast. Ja selles slaidil on välja toodud ka üks näide, võib-olla selliseks paremaks mõistmiseks, et siin on alati see, et tuleb kalender ette võtta, vaadata täpselt, mis need kuupäevad on, vaadata, kas on tähtaeg on tööpäevades või päevades ja siis vastavalt sellele lugeda. Ja siin ongi selle nii-öelda, et mitte nii-öelda lõksu sattuda, tulebki mõelda, et kas on tähtaega pikendatud, aga kas ka sellega koos on tehtud sisulisi muudatusi või mitte. Nüüd alati tuleb ju kohtusse pöördudes öelda ka, et mida sa soovid oma kaebusega või oma vaidlustusega. Siis riigihanke alusdokumentide peale vaidlustuse esitamisel tuleb, selle nimi on kohustamisnõue, ehk siis tuleb öelda, mida sa soovid vaidlustajana. Ja see tähendab seda, et tegelikult ju soovid seda vaidlustajana, et riigihanke alusdokumendid oleks näiteks õigusaktidega kooskõlas või et seadus annab natuke erinevad sõnastused, et mida see siis, millega peab kooskõlas olema see riigihanke alusdokument. Sisuliselt, mida see tähendab? Et kas siis peab olema riigihanke alusdokumentides kuskil on mingi sõnastus, selline, et seda sõnastust tuleb täpsustada, nagu eelnevalt toodud see meditsiiniseadmete näide. Näiteks, et ongi see nõue, millega sa siis VAKO-sse pöördud, on see, et öeldagi, et hankija sõnastaks ümber selle tingimuse, et hoopis see sentimeetrite vahemik peab näiteks suurem olema. Või siis, kui midagi pole seal alusdokumentides õigusaktidega kooskõlas, et siis see tuleb õigusaktidega kooskõlla viia. Ja siis tuleks ka välja pakkuda see sõnastus siis VAKO-sse pöördudes oma dokumendis, et mis see on, mida siis pakkujana saavutada soovitakse. Ja mis on siin kohustamisnõude puhul võib-olla veel hea meeles pidada, et kui VAKO-sse pöörduda selle nõudega, siis sama nõudega saab siis hiljem ka halduskohtusse pöörduda, kui VAKO otsus on, pärast seda, kui VAKO otsus on käes. Ja teatud juhtudel on seal ka võimalik minna üle sellisele asjale nagu õigusvastususe tuvastamise nõue ja selle ma kohe täpsustan. Nüüd, mis riigihanke alusdokumentide peale vaidlustuse esitamisel on hästi-hästi oluline esitada ka peatamise taotlus. Mis see täpsemalt on riigihanke menetluse peatamise taotlus. Miks? Sest kui esitada nüüd see vaidlustus riigihanke alusdokumentide peale, kui meil on paigas tähtaeg, siis tuli lugeda näiteks 5 tööpäeva enne tuleb see vaidlustus esitada. Nüüd VAKO ei lahenda seda vaidlust ära 5 tööpäeva jooksul. Ja mida see tähendab, on see, et kui nüüd see pakkumuste esitamise tähtaeg kätte jõuab, siis on need alusdokumentide tingimused nii-öelda lukus. Mis tähendab seda, et see VAKO-sse pöördumine on justkui mõttetu. Ta ei anna enam mitte midagi, sest neid riigihanke alusdokumente enam muuta ei saa. Ja selleks, et sellist olukorda ei tekiks,
tulebki taotleda riigihanke menetluse peatamist. Ehk siis peame oma vaidluse ära ja siis nii-öelda läheb menetlus edasi. Et ja noh, kui juhuks, kui siis ei peaks peatamist tulema, noh siis põhimõtteliselt saab oma seda kohustamisnõuet muuta nagu õigusvastasuse tuvastamise nõudeks ja siis kui VAKO otsustab siis sinu kui vaidlustaja kasuks, siis saab tagasi menetluskulud lihtsalt. Aga üldiselt on see, mida soovitakse alati, on ikkagi kohustamisnõue ja sellega peab kaasa minema ka see riigihanke menetluse peatamise taotlus. Nüüd see oli siis see, mida tuleb silmas pidada riigihanke alusdokumentide vaidlustamisel. Need on need erisused nüüd, mis on erinevad võrreldes sellega, kui me otsuseid tahame vaidlustada. Ja hiljem ma räägin ka mingitest nendest formaalsetest nõuetest, mis käivad mõlema kohta, sõltumata sellest, kas esitada vaidlustus riigihanke alusdokumentide peale või hankija otsuste peale. Aga nüüd nendest erisustest, kui tahta esitada vaidlustus hankija otsuse peale. Et siin on tegelikult sarnane selle RHD vaidlustamisega, on see, et peab olema subjektiivsete õiguste rikkumine. Aga siin on nüüd see erisus, et tuleb vaadata selle nii-öelda pilgu läbi, et kas pakkujal oleks võimalus saada hankelepingusse hankijaga. Ehk siis hankija on teinud otsuse sinu kui pakkuja kahjuks või siis konkurendi suhtes tehtud positiivne otsus või siis mõlemad. Mida see laias laastus tähendab? Tähendab seda, et hankija teeb tihti need otsused koos ja näiteks ütlebki, et nii-öelda kuulutab võitja välja, nii-öelda kõige lihtsamalt öeldes või siis täpsemalt on see, et kes on nüüd see eduka pakkumuse esitanud pakkuja. Mis tähendab seda, et nii-öelda keegi võidab, keegi kaotab. Keegi saab sõlmida hankelepingu hankijaga ja keegi jääb sellest nii-öelda hankelepingust ilma. Ja nüüd, kui sa oled see pakkuja, kes jäi seal nii-öelda pingereas teiseks või kolmandaks või neljandaks ja tahaks ikkagi seda hankelepingut saada, on näha, et hankija on midagi võib-olla valesti teinud, midagi valesti hinnanud, siis tulebki esitada vaidlustus selle hankija otsuse peale. Ja nüüd, mis see subjektiivsete õiguste rikkumine tähendabki seda, et seal ei ole paika pandud, et kui sa jäid pingereas näiteks teiseks, et ainult siis saad esitada vaidlustust või kui jäid kolmandaks, siis ainult siis saad esitada vaidlustust. See mõte, nii-öelda läbi mille vaadata seda, kas saab esitada vaidlustus või mitte, on siis see, et kas on võimalik jõuda hankelepingusse, ehk siis kas on võimalik tulla võitjaks. Et võib olla see, et näiteks hankija on selliseid vigu teinud, et jäid küll pingereas pakkujana viiendaks, aga kui tegelikult nii-öelda õigesti hinnata, ehk siis need pakkuja vead eemaldada, siis tegelikult see konkreetne pakkuja ei oleks mitte viies, vaid olekski nii-öelda esimene. Tema saakski hankelepingu hankijaga. Ehk siis see on see nii-öelda prisma, läbi mille me vaatame, kas saab vaidlustust esitada või mitte, ehk siis kas on see subjektiivsete õiguste rikkumine. Ja see tähendabki ka lõppkokkuvõttes seda, et populaarkaebused ei ole lubatud, et ikkagi enda huvide kaitseks saab VAKOsse pöörduda. Nüüd siin on jällegi tähtajad, samamoodi tähtajad on väga olulised, nagu ka riigihanke alusdokumentide peale vaidlustuse esitamisel. Siin on lihtsalt tähtaegasid loetakse teistmoodi. Et kui siin tähtaegasid loetakse nii, et tuleb hankija otsus ja vastavalt sellele, milline siis menetlus on, tuleb lugeda, kui palju on aega vaidlustuse esitamiseks. Näiteks klassikaline nii-öelda näide on see, et on 10 päeva aega ja see ongi 10 päeva, mitte 10 tööpäeva. Jällegi oluline erisus, et ei magaks maha tähtaega. Ja lihthankemenetluses on see 3 tööpäeva, ehk siis seal on väga lühike tähtaeg, seal tuleb väga-väga kiirelt tegutseda.
Ja nüüd, mis siis hankija otsuste peale, mis see siis nii-öelda mõte on esitada tühistamisnõue. Kui me riigihanke alusdokumentide peale vaidlustuse esitamisel oli kohustamisnõue, ehk siis kohustada hankijat mingeid tingimusi, mingeid nõudeid riigihanke alusdokumentides muutma, siis nüüd, kui me otsuste peale esitame vaidlustuse, siis see on tühistamisnõue. Ehk siis tühistada see hankija otsus ja tegelikult, et hankija teeks uued otsused, et kellegi teise oleks pidanud kuulutama eduka pakkumuse esitanud pakkujaks. Ehk siis see on tühistamisnõue, et need hankija otsused on vaja tunnistada kehtetuks. See otsus siis, millega hankija kuulutas näiteks su konkurendi võitjaks ja sind ei kuulutanud. Ehk siis neid mõlemaid otsuseid tuleb siis vaidlustada. Need on siis need erisused, et kui me räägime riigihanke alusdokumentide peale vaidlustuse esitamisest versus kui me räägime hankija otsuse vaidlustamisest. Nüüd me rääkisime praegu erisustest, ehk siis mida kummagi liigi puhul arvestada tuleb ja nüüd jätkame formaalsete nõuetega ja need on nüüd need, mis on ühised, sõltumata sellest, kas esitada hankija otsuse peale vaidlustus või riigihanke alusdokumentide peale vaidlustus. Ja põhiline on riigilõiv. Riigilõiv tuleb alati maksta ja see olenebki, kas on 1280 eurot või 2560 eurot. Ja see oleneb sellest rahvusvahelisest piirmäärast. Siis see tuleb riigihangete seaduse järgi ära kontrollida või ka seal riigihangete registris on tõenäoliselt info olemas ja selle järgi saab paika panna, kui suur riigilõiv tuleb tasuda. Riigilõiv kantakse Rahandusministeeriumi pangakontole, need leiab siis Rahandusministeeriumi lehelt üles, mis see pangakonto number on, kuhu see riigilõiv tuleb kanda ja siis vaidlustusega koos tuleks lisada ka see maksekorralduse koopia. Et siis on selgelt näha, et riigilõiv on tasutud. Ja on võimalik ka see, et on mingisugusest varasemast vaidlusest on juba riigilõiv makstud, selle oleks pidanud tagasi saama, veel pole tagastatud, et siis saab seda nii-öelda tasaarvestust teha, et ei pea justkui ootama, et ühelt poolt tagasi kantaks ja siis juurde kandma. Aga see on selline pigem võib-olla erandlikum olukord. Klassikaline on ikkagi see, et tuleb tasuda riigilõiv, tasutakse riigilõiv ja siis pannakse kaasa maksekorraldus. Nüüd ülejäänud nõuded on siis, see on nüüd siis riigihangete seaduse paragrahv 190. Seal on välja toodud kõik siis need formaalsed nõuded, mis peavad olema vaidlustuses. Ja nüüd ongi, et vaidlustus esitatakse siis VAKO-le ehk siis riigihangete vaidlustuskomisjonile kirjalikult. Nii, ja mis seal siis kõik peab olema? Vaatame need läbi. Kõigepealt ongi menetlusosaliste nimed, vaidlustaja enda nimi, aadress, kontaktandmed, mis tähendabki seda, et kui tegemist on äriühinguga, äriregistrist tuleb panna siis kõik need, täpselt aadressi saab, kontaktid saab sealt, registrikoodi saab sealt, samamoodi siis näiteks kolmas isik, näiteks siis see, kelle hankija nii-öelda võitjaks kuulutas, tema tuleb ära märkida ja hankija tuleb siis ära märkida. Siis kõigi, et oleks VAKO-le selge, kelle vahel siin see vaidlus käib või keda see vaidlus puudutab. Tuleb ära punkt 2 siis, mis tuleb ära märkida, on see nõue. Ehk siis, mida kõige lihtsamalt öeldes, mida sa tahad selle vaidlustusega saavutada. Ja see on see, millest me eelnevalt rääkisime, kas esitada kohustamisnõue või esitada tühistamisnõue. Ehk siis näiteks öeldagi, et tuleks tühistada hankija otsus või see, et kohustada hankijat riigihanke alusdokumentides mingeid muudatusi tegema, et näiteks õigusaktidega kooskõlas oleks. Ja tuleks kindlasti välja tuua ka asjaolud, et mis need asjaolud on, millal hanke välja kuulutas, mis on seal pakkumuste esitamise tähtajad, millal hankija mingeid otsuseid tegi, et oleks ka VAKO-le selge, et
mis on see, mille üle siin nagu vaidlema hakatakse. Nüüd need, mida me juba katsime, punkt 3 on ka vaidlustatud otsuse või riigihanke alusdokumentide info, ehk siis tulebki välja öelda, et mis seal riigihanke alusdokumentides siis, mis see punkt on, mis on valesti või millega on halvasti, või siis kui on hankija otsus, mis see hankija otsus on, mis kuupäeva otsus, mida siis vaidlustatakse. Faktiline põhjendus ongi see, et tuleb ära tuua need asjaolud ja tõendid kaasa panna, mis on siis punkt 5, ja samas tuleb ka see nii-öelda ära selgitada, et mis seal siis valesti on. Mitte lihtsalt öelda näiteks alusdokumentide puhul, et näed, see nõue siin ei ole kooskõlas seadusega. Nii et mis seadusega see kooskõlas ei ole? Miks ei ole kooskõlas? See tuleb kõik välja tuua. Tõendid tuleb siis välja tuua, mida ütleb ka punkt 5. Punkt 6, jällegi, et see punkt 6 on põhimõtteliselt selleks, et saaks välja arvutada tähtaja. Punkt 7 on see, et kas soovid ka kirjalikku menetlust, soovid istungit. Klassikaline on tavaliselt VAKOs kirjalik menetlus. Ja punkt 8 ütlebki see, et tooks välja ka, et tuleks välja tuua seal oma dokumendis lisade nimekiri. Ehk siis, kas riigilõiv on tasutud, kas seal on näiteks volikirja vaja ja mis on kõik need tõendid, mida siis on esitatud oma väidete põhjendamiseks. Et siin on hea jälle niimoodi näpuga järge ajada, võtta seadus ja vaadatagi, et sealt näpuga järge ajada, et kas kõik need olulised aspektid on vaidlustuses välja toodud. Nüüd need olid siis need formaalsed nõuded, mida seadus ütleb, mis peab olemas olema. Nüüd vaatame sisulist poolt. Eks nad ikka mingil määral ju kattuvad, aga nüüd pigem räägime sellest, mis see sisuline struktuur on, mida siis see vaidlustus sisaldada võiks. Kõigepealt siis ongi, kui võtta nüüd see dokument, et kui mõelda, et mul on nüüd vaidlustus valmis kirjutatud, siis tulekski kõigepealt võtta see eelmisel slaidil olev nimekiri, vaadata, mis seadus ütleb, kas kõik need aspektid on seal vaidlustuse dokumendis olemas. Ja kontrollidagi üle, kas on need asjaolud kirjas, kas on põhjendused kirjas. Ja mis see põhjendus on? Muudame usutavaks selle, mida me väidame. Ja näiteks ongi, et mida siin kõik kindlasti ka välja tuua, on see subjektiivsete õiguste rikkumine. Et näiteks ongi, et kui esitada vaidlustus hankija otsuse peale ja öeldagi, et näiteks jäin seal pingereas 5. Ja siis selgitadagi ära, et kui hankija oleks teinud need valikud õigesti, oleks hinnanud mingeid asjaolusid õigesti, siis mina pakkujana oleks see, kes jõuaks hankelepingusse hankijaga. Ehk siis selgitada ära see subjektiivsete õiguste rikkumise osa, et kuidas see konkreetne pakkuja, kes vaidlustuse esitab, kuidas tema jõuaks hankijaga hankelepinguni. Ehk siis kõik need aspektid tuleb lahti selgitada, mis enda peas on. Ja lõppu tavaliselt on hea lisada ka näiteks lisade nimekiri, et oleks selgelt näha, mis dokumendid on vaidlustusele kaasa pandud. Nüüd, kui rääkida sellest, et kuidas siis jõuda ikkagi selle hea vaidlustuseni, kõigepealt tuleb alati kontrollida tähtaega. Sest kui tähtaeg maha magada, siis ei ole mitte midagi teha. See vaidlustus võib oma sisult väga-väga hea olla, aga lihtsalt on tehtud tühja tööd, kui tähtaeg maha magada. Ehk siis alati, kui tekib mingigi mõte, et siin tuli hankija otsus, mulle see ei meeldi, või siin riigihanke alusdokumentides tundub, et midagi on valesti, alati tuleb kohe mõelda sellele, et kui ma tahan vaidlustada, mis see tähtaeg on, et seda maha ei magaks. Vormilistest nõuetest on tavaliselt kõige lihtsam alustada, mida ma soovin, kuidas ma selleni jõuda võiksin. Kui väga kiire on, siis tulebki lihtsalt kirja panna need kõige olulisemad. Et põhiline on see, et tavaliselt õiguslikku argumentatsiooni saab täiendada, aga need kõige tähtsamad, et mis asjaolud on riigilõiv ära maksta ja ära selgitada see, mis on seal nüüd põhiliselt valesti.
mis on see, mida vaidlusega soovitatakse saavutada, see tuleb kindlasti kirja panna. Ja üldiselt, kui me räägime näiteks riigihanke alusdokumentide vaidlustamisest, siis seal tuleb ikkagi peaks vaidlustama neid tingimusi, mis nii-öelda segavad pakkumuse esitamist. Et ei ole mõtet minna iga kirja viga ja igat väikest asja vaidlustama. Ikkagi seda, mis konkreetselt nii-öelda ette jääb. Ja vahel nii-öelda taktikalistel kaalutlustel on võib-olla siis ka hea vaidlustada mõnda tingimust nii-öelda, mis on ilmselgelt vale, aga mis tegelikult ei sega. Nüüd üks põhiline asi, mis vaidlustuse puhul tuleb välja tuua, on nii-öelda see lugu. Siis väga selgelt välja tuua, mis on valesti, mis on see, mida hankija valesti tegi. Sest ei VAKO liikmed ega ka kohtunikud ei ole selles mõttes ju iga valdkonna spetsialistid. Nad ei saagi kõike teada detailselt meditsiiniseadmetest kuni lõpuks jäätmeveoni välja. Ehk siis see valdkonna sisu tuleb arusaadavalt lahti selgitada ja sellepärast on ka vaja neid tõendeid juurde panna. Et kui see VAKO liige või kohtunik võtab dokumendi ette, siis ta saab aru, miks ja mida on hankija valesti teinud. Ehk siis sellepärast on vaja kõik alati lahti selgitada vaidlustuses. Ja jällegi, tõendid tuleb kaasa panna, kui midagi väita, mis on tõend, mõni e-kiri näiteks või mõni, üldiselt võib-olla e-kirjad on sellised tavaliselt kohtumenetluses, kui me räägime riigihanke vaidlustest, siis seal võibki olla näiteks see, et just seda turupraktikat, et miks me ütleme näiteks riigihanke alusdokumentide puhul, et mõni nõue on seadusega vastuolus. Seal on lihtne, siis tood seaduse punkti välja, selgitad ära. Aga seal võib olla selliseid, et on vaja esitada konkreetselt tõendeid juurde, mis tähendab ka näiteks seda, et teabevahetus äkki hankijaga või turult, see võib olla ka mõni uudis näiteks, mis siis kinnitab seda juttu, mida on vaja siis VAKO-le selgitada. Ja veel, kuidas siis selles menetluses käituda, tulebki arvestada seda, et kui on kirjalik menetlus, siis on 2 vooru dokumentide esitamiseks. Kui on suuline menetlus, siis tuleb ka istung. Istungiks on vaja valmistada. Istungile peab minema alati ette valmistunult, ehk siis sa tead ise, mis on dokumentides kirjas, mis tõendid on, oskad küsimustele vastata. Ja jällegi, tähtaegselt tuleb esitada, vaadata ka näiteks, kuidas või mis juhtudel saab vaidlustust muuta ja vahel tuleb ka vaadata seda, kas näiteks tuua välja neid puudusi, mis hankija on näiteks põhjendamiskohustusel teinud. Et see on selline taktikaline küsimus, kas midagi välja tuua või mitte välja tuua. Ja üldiselt on ka hea vaidlustajana ikkagi kirja panna ja välja tuua oma dokumentides kõik sellised hankija vastuolulised väited. Et vaadatagi riigihanke alusdokumentides, kõikidest alusdokumentidest, mis on kirjas, et alusdokumendid ise võivad ka vastuolus olla näiteks, vaadata, mis on teabevahetuses, ehk siis see kõik ei pruugi omavahel kooskõlas olla, ehk siis need aspektid, mis kooskõlas ei ole, need tuleks kõik oma vaidlustuses või siis oma näiteks järgmises kirjalikus dokumendis kindlasti välja tuua. Ja kui on vaja vaidlustusest loobuda, siis seda tuleks teha ka pigem kohe, mitte nii-öelda lasta menetlusel muudkui edasi minna ja tegelikult lihtsalt menetluskulusid juurde tekitada. Ja nüüd, kui meil on kogu see VAKO menetlus läbi, siis see lõpeb ju VAKO otsusega. Ja nüüd on siis see otsustuskoht, kas minna edasi kohtusse. Ehk siis, mida teha pärast VAKO otsust. See nüüd oleneb sellest, mis on tulemus. Kui oled pakkuja ja tulemus on positiivne, siis tulebki nii-öelda istuda rõõmsalt ja oodata. Seal ei olegi mitte midagi muud teha, siis tuleb oodata äkki vastaspool või kes siis on kolmas isik või hankija, äkki nemad esitavad kaebuse halduskohtusse, siis seda tuleb lihtsalt oodata.
ja kui vaidlustus jäeti rahuldamata, VAKO tegi negatiivse otsuse, siis sinu kui vaidlustaja jaoks siis tuleb kohe mõelda, kas on soov edasi liikuda halduskohtusse. Jällegi, et tähtaegasid maha ei magaks, esialgse õiguskaitsetaotlust maha ei magaks ja selleks tuleb kohe hakata siis ette valmistama. Ja põhiline on see, et tähtaega maha ei magaks. Ja üldiselt jällegi, kuigi tähtajad on lühikesed, siis mida varem, seda parem, sest tavaliselt ikkagi, nagu me ütleme, südamerahu maksab ka midagi. Et muidu, et ei ole vaja seda viimase hetke paanikat. Ja nüüd see kohtumenetlus ise on põhijoontelt sama, mis VAKO-s. Seal võib olla sellised erisused, mida vaadata, ongi see, et kohtumäärus tuleb alati hästi põhjalikult lugeda. Tuleb vaadata ka siis halduskohtumenetluse seadustikust, mis seal need kaebuse detailid on, mis kaebuses peavad olema, mis tegelikult kattuvad üldjoontes sellega, mis vaidlustuses peab olema. Tõendamisel on tavaliselt karmimad reeglid, ja siis kindlasti tuleb tõendid kaasa panna, mitte ei saa niisama oma juttu selgitada ilma ühegi nii-öelda toetava materjalideta. Ja esialgse õiguskaitsetaotlusele tuleb kindlasti mõelda, kui seda ei saa, siis on võimalik määruskaebus esitada ja siin tuleb arvestada ka sellega, et Riigikohtusse võetakse hankeasju ikkagi tõesti haruharva. Ehk siis tavaliselt on see menetlus niimoodi, et on riigihangete vaidlustuskomisjon, siis on halduskohus ja siis on ringkonnakohus. Ja üks või teine pool võib pöörduda ka Riigikohtusse, aga lihtsalt Riigikohus ei pruugi siis seda menetlusse võtta. Ja kindlasti siis seal on ka Riigikohtu juures, et ei tohi unustada seda menetluskulude taotlust õigeaegselt esitada. Nii et kokkuvõttes, kui me räägime riigihangetes vaidlustamisest, siis kõige põhilisem, mis tuleks meelde jätta, on see, et tähtaegadest tuleb kinni pidada ja neid ei tohi maha magada. Ja siin tulebki arvestada sellega, kas esitada vaidlustus riigihanke alusdokumentide peale või siis mõne hankija otsuse peale. Ja sealt tulevad need tähtaja erisused. Ja järgida tuleb kindlasti formaalseid nõudeid ja sisulisi nõudeid, et kõik, mis seadus ütleb, oleks kirjas seal vaidlustuses. Ja see on minu poolt kõik. Aitäh! Vaatate Soraineni hankekooli.